kuigi me ei saanud päris kokkuleppele. Nende arust oli kohutavalt traagiline, seda on mega kallis, tõesti uskumatu, siis see ajab mind räigelt närvi. Ja ma ütlesin ei talle, kahetsen täiega. No tšau, uus vlog. Selline tunne nagu alles oleks olnud see, kui ma kõndisin siit kodu poole aasta tagasi ja rääkisin, kuidas mul oli viimane tund ühe klassiga, kes oli hästi tore ja nüüd on aasta möödas. Ja mul on, eelviimane tund oli just 5. klassiga. Järgmine nädal on viimane tund, leppisime kokku, et teeme lõpupeo, sööme kooki. Kuigi me ei saanud päris kokkuleppele, mis kooki, aga küll me lahendame selle probleemi, aga lihtsalt kuna siin jooksid mingisugused viktoriinid ja asjad kokku täpselt sisse meie tundi, kui kontrolltöösse, siis me ei saanud teha ja siis me pidime minema teise klassi arvutiklassist ja siis nad arvasid, et nad tahaksid mind joonistada. Nii et siin on mulle mälestuseks, tegelikult meil oli ainult mingi 15 minutit aega. Et väga lahedad. Kes palju jõudis? Kukkus maha. Näete, kui rõõmus ma olen. Võt, selline tore eelviimane tund oli. Ja tegelikult on ka jälle taaskord on kahju. Et mul ilmselt nendega enam kohtumisi ei ole. Nad täna arvasid isegi, et see on veidi katastroofiline. Et kui meil see viimane tund nüüd ära on järgmine nädal, et siis meil rohkem enam ei ole koostööd. Aga jälle see annab nii palju juurde, et kui ma vahepeal mõtlen, ma tahaks teha tööd kuskil kontoris, kus mitte kedagi ei ole ja ainult mina olen üksi ja teen arvutis tööd, siis vahepeale võiks ikkagi olla mõned sellised tööotsad, kus on sellised toredad tupsud nagu mu 5. klass. Aga nüüd ma lähen üksi kodukontorisse tegema raamatupidamist. Nii et eks näeme, siis kui näeme. Tšau! Mul on nädalavahetus enne, ma tean, et täiskasvanud ütlevad seda kogu aeg, aga viimane nädal, kus on mega kiire ja siis läheb palju lihtsamaks. Et ma ei tea, ma ei julge isegi tegeleda, aga ma tõesti loodan ja siis on uus algus. See kooliaasta saab läbi ja siis on mõtlemise koht. Viimane loeng oli ära ühe hästi laheda seltskonnaga kolledžis. Tunnid viimased olid ära nii gümnaasiumis kui põhikoolis. Põhikoolis 5. klassiga oli meil eriti tore viimane tund, sellepärast et seal nad eelviimases tunnis, ma näitasin teile need pildid, mis nad joonistasid ja nende arust oli kohutavalt traagiline see, et meil rohkem enam koos tunde ei ole. Ja siis ma lubasin, et ma viin kooki neile ja viimases tunnis siis viisin ja sõime kooki koos ja tõmbasime seal otsad kokku ja tegime natuke eneseanalüüsi, et kes arvab, mis hindeväärtusest ta on siis või mis hindele vastavalt ta on siis ennast minu tundides väljendanud viimase trimestri jooksul ja nii edasi. Kõigil tulid normaalsed hinded ja panin need hinded välja ja üks poiss tõi mulle veel nagu kommi, aga tegelikult
sellise pähklinäppi mingi kirsi siukest kuubikut, ma ei ole lahti teinud, need on mul kotis, sest et need tunduvad hullult head ja ma tahan, et mul on need mingi hetk, siis kui mul on tunne, et mul on vaja, siis ma saan võtta, aga praegu lihtsalt see pakk rõõmustab mind seal kotis iga kord, kui ma vaatan seda, siis mul tuleb meelde, et ta tõi mulle selle, see nagu selles mõttes representeerib minu jaoks seda kooliaastat natuke nagu ja kokkuvõtet, aga järgmine nädal on jah, igasuguseid tööasju ja kooli nagu kokkuvõtmise asjad ja nädalavahetusel läheme Tallinnasse, nii et tuleb selline hästi tihe nädal. Täna pühapäeva kohta mul on väga okei olla mentaalselt, selles mõttes, et ei ole nagu mingit hullu ärevust või midagi siukest, kuigi ma tean, et hästi palju on teha. Aga mõtlesin jah, et tulen näitan teile ära, mis asjade ostmist ma kahetsen. Aga enne ma mõtlesin, ma teen teiega koos lahti, kes õpetab või kuidagi laste kaudu kooliga kokku puutub, võib-olla teab, aga Progetiigril oli siuke konkurss, et kus muret need laite seal tule ja aita. Et selline AI lahenduste konkurss ja siis gümnaasiumis 2 tiimi mul jõudsid, keda ma juhendasin, siis said nagu eriauhinnad ja need saadeti ära. Nii et ma tahan vaadata nüüd, mis siin on neile saadetud ja teiseks ma pean nad välja ajama, et neile need asjad üle anda. Aga nad said siis jah, Progetiigri nänni ja praegu ma näen, et siin on hunnik selliseid pudeleid ehk et igale tiimiliikmele on siis selline pudel. Siin on veel kaardikene. Palju õnne, auhinnad projektide P-kael ja lambivari tiimidele ja juhendajale. Ja siis on smiley, nii et tundub, et isegi mulle on ka siin arvestatud mingid asjad, aga ja siis ongi need pudelid ja siuksed sellised kotid. Ohoh. Päris korralikud siuksed spordikotilaadsed kotid. Ma arvan, et need on väga head suvel randa. Ja mõtlengi, et kooli ära viima, et panema enda sinna ruumi, et nad saaksid need sealt kätte. Aga väga tore on selles mõttes, et on eriauhinnad ka, kui mingi, ei võida mingit peaauhinda. Muidugi mitte kõigile selles mõttes, et ikkagi nagu sellistele, kes on kuidagi silma jäänud või kelle projektid nagu silma jäid, et selles mõttes on see ikkagi natuke nagu autasu, et tegelikult ma tahaks nendega koos nendest tähendab pilti teha nende auhindadega. Tegelikult ma pean juuksurisse minema, mul on vaja juured ära värvida, sest lõpetamised ja asjad tulevad ja kuna ma olen klassijuhataja ja minu klass lõpetab, siis see on päris suur üritus ja ma sain aru, et ma pean seal lava peal seisma. Tegelikult korra eile mõtlesin, eile käisime Kerli juures, mõtlesin korra, et äkki ma lähen täna kaubamajakasse, sest et tahtsin tegelikult vaadata, mulle meeldivad, ma praegu tean jälle tere. Pole nii kaua rääkinud, siis on nii palju asju, millest ma tahaks teiega rääkida. Aga ma tahtsin soovitusi küsida selles osas, et kas kellelgi on 2 asja, mis ma olen mõelnud nagu köögi sellistest tarvikutest, mis tuletab mulle meelde, et see koht Mai Selveris oli üks köögimööbli, kust ma ostsin Ananke ja et lükanud uksed, see koht on kinni pandud, sest ta polegi enam. Mis on väga kurb, sest see oli väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega koht, aga ühesõnaga ma tahaks osta riisikeetja, sest riisikeetmisega on alati hull jama ja riis on see asi, mida mul lapsed väga hea meelega söövad, kusjuures nagu ongi niimoodi, et ma saan sinna panna mingi herneid ja asju sisse ja natuke hakkliha ja midagi ja neile väga maitsab ja see oleks nii hea, sest et üldse üleüldse lahtist riisi ma ei keeda, sest et ma kõrvetan selle põhja või ma ei tea, ja nende kottidega on ka jauramine, et äkki riisikeetja oleks siuke hea asi. Aga ma ei tea, ma käisin mingi hetk vaatamas Euroonikis, on mega nagu suured ja kallid nagu selle kohta, mis nad on. Et ma ei tea, kas ma tahan nagu loovutada oma köögis ruumi sellise suure asja jaoks.
ja sahvrisse ma ei taha seda viia, sest ma tean, mis juhtub asjadega, mis ma sahvrisse viin, sest et seal elavad mul saiamasin ja vahvlimasin ja siuksed asjad. Et kui kellelgi on, et kas seda on mõtet osta, siis mul oleks vaja blenderit, blender läks katki, et smoothisid ja asju lastele teha. Suvel nüüd eriti, et kas kellelgi on mingi hea blenderi soovitus. Ja 3. asi, mida ma mõtlesin, mida ma tahaks, mulle hullult meeldib, ma söön muna hästi palju, on ju. Noh, iga päev. Ja mulle kõige rohkem meeldib siuke vedel keedetud muna, aga seda ma suudan ka alati üle keeta. Või ala keeta või mida iganes ma ei saa, et ma mõtlesin, et äkki ostaks selle munakeedumasina. Et saakski lihtsalt paned munad, sest ema toob meile kuskilt saab neid talumune või nagu. Ja neid nagu vedelalt üli hea, aga ma alati nii ootan ja siis on nii kurb. Nii traagiline. Nii kurb on, kui ma olen need üle või ala keetnud ja siis ühesõnaga, et kas kellelgi on seda munakeet, et kas see nagu toimib. Niimoodi, et ma saan alati ideaalsed vedelad munad. Aga ükspäev ma käisin selles suures Selveris, sellepärast, et ma nägin mingist videost, kusjuures mingi Ameerika YouTuber, et Essence'il on uus kollektsioon väljas ja mul on see hea ripsmedušš, mis ma ostsin, hakkab otsa saama ja minust see praegu ei ole soodukaga, ta ilma soodukata on 30 € ja ma nagu ei raatsi. Ja ma nägin, et Essence'il oli, või no on uues kollektsioonis ka see tubing nagu ripsmedušš ja ei olnud seal suures Selveris, kusjuures üldse väga sellest uuest kollektsioonist. Ma veel mõtlesin, et prooviks nende seda puudrit, sest see on hästi soodne ja kõik asjad. Ja ei olnud mitte midagi, ainult üks huulepalsam, aga ma viitsin ainult seda hakata ostma ja siis tegelikult lõppes käsi sellega, et ma tegin Notinos tellimuse, mis läks selles mõttes kurvasti, et ma lõpuks seda ripsmedušši, mille pärast ma läksin, ei olnud. Aga igast need muud uue kollektsiooni asjad olid. Ja ma proovisin ühte teist soodsat seda tubing ripsmedušši, nii et ma ei tea, millalgi need nüüd sellesse videosse ei jõua, aga järgmises siis äkki näitan, et Essence on ikkagi nii soodne ja tal hinna ja kvaliteedi suhe on nii hea, need tooted on nii head kõik, mida ma proovinud olen, et ei taha nagu üldse mingit kallist kosmeetikat osta. Mul nagu selles mõttes mingid põsepunasid ja igasugust selliseid kontuurijaid ja ma ei tea, päiksepuudrid ja sükst asju on, et neid mul polnud vaja. Aga jah, vaatasin mingeid asju, mida oli ja eks ma siis järgmine kord näitan teile neid. Aga täna ma tahtsin tegelikult lihtsalt näidata teile asju, mille ostmist ma olen kahetsenud ja põhiliselt mul tuli see idee sellepärast, et paar bloogi tagasi ma näitasin, kui ma katsetasin sõbranna juures ta jumestuskreemi, mis siis peaks nagu kõigile nahatoonidele sobima, on ju. Ja seal videos, ma ütlesin ka, et mul ei ole praegu vaja, aga et võib-olla ma millalgi katsetan, aga ma olen nüüd mõelnud, esiteks ma olen kuulnud tuttavatelt, kes on ostnud, et absoluutselt ei ole sobinud, ei ole hea olnud. Ja nende nagu mõte ja point oli selles, et ta ongi võib-olla hea sellisele nagu mul, kellel on punetav nahk, et ta võtab seda punetust ära. Aga see inimene ei ole nagu megatõmmu, aga tal on ikkagi tõmmum nahku mul ja ta ütles, et absoluutselt ei jäänud normaalne. Teiseks on see, et ta on mega kallis. Ja praegu ma ju isegi ei ole seda ostnud, aga kui ma oleks ostnud, siis ma kahetseks. Sellepärast, et ma arvutasin välja, ma olen ise tegelikult harjunud, ma tean, kes ei viitsi võib-olla mökerdada ja kes tahabki lihtsalt punetust katta, siis davai, aga ta maksab üle 40 € ja ta on suhteliselt väike. Ja kuna mina olen harjunud, et mul on alati nagu tumedam ja heledam toon mu lemmikust jumestuskreemist ja ma nagu lihtsalt panen endale sobiva tooni sealt kokku, siis tegelikult ma vaatasin, et see väike pudel seda nii-öelda, mis kõikidele nahatoonidele sobib enne. Selle raha eest ma saan 2 suurt pudelit, ehk et mingi 4-kordse koguse. Ja ma saan endale sobiva tooni teha kokku ja ma saan katvuse parema
kui sellega sai ja selles mõttes see on kindlasti selline asi, mida ma nüüd natuke seda asja analüüsides, aga uutest asjadest ikka satud vaimustusse või nii. Aga kindlasti ei osta, mul on jumala hea meel, et see on ost, mida ma ei pea kahetsema. Küll aga ma olen ostnud mitmed asjad, mille ostu ma kahetsen. Ja esimene nii-öelda, see on tegelikult kategooria, on need igasugused looduslikud deodorandid. Ma olen nagu nii väsinud nende katsetamisest. Üks mul on veel, ei ole nagu mega palavilm ja minu arust ta nagu ei tööta ikkagi. Ja see on üleüldse see, et ma ei tea, kes ma arvasin, et ma olen, kui ma selle ostsin, sest ma tean ju, et mulle ei meeldi nendest potsikutest võtta. See tegelikult toimis isegi, aga see ja lõhnab ka hästi, aga see peale kandmine on nii ebamugav. Et kellele ei häiri siuksed asjad, siis ja tahab nagu looduslikku, siis see ma isegi ei mäleta, kust ma selle ostsin, aga saate guugeldada, et see tegelikult oli nagu hea, aga see, et ma pean seal potsikus sees olema ja näppupidi ja küüne all on pärast ja kui ma seda panen ja mida iganes. Ja need, mis on, ei sobi mulle. Ja need, mis on nende pihustitega, sellel on mega hea, see on lavendli vaniljalõhn. Aga mina ei tea, mul lihtsalt ei toiminud. Ja ma ei ole nagu mingi mega higistaja üldse. Aga ma ei tea, ma olen ausalt öeldes valmis loobuma nendest looduslike deodorantide katsetamisest ja jääma oma selle Rexona juurde, mis ma tean, et toimib ja lihtsalt, ma ei tea, tundub nagu mõttetu. Siis üks asi, mis ma kahetsen. Mäletate, kui ma rääkisin teile, et 44-aastane tahab võrksukad jalga panna, ühesõnaga. Mul on selle point oli selles, et tahan kanda neid lihtsalt lõhkiste mingite teksade alla, Ja oli lastega käisin sokisahtlis, seal oli, ma ei tea, 3. või 4. toode siis nii-öelda tasuta ja kuna lastel oli vaja mingeid konkreetseid asju, valgeid põlvikuid, siis ma mõtlesin, okei, et ma võtan endale need võrksukad, siis et hea variant, Aga see on täiesti mu enda lollus, sest kui ma need välja võtsin, need ei olnud üldse võrksukad. Need on võrkpõlvikud. Ja ma ei tea, üks variant, mida ma tahtsin katsetada, oligi see, et kanda neid nagu et kui on need, lõikasin ju püksid ka lühikeseks, mida muuseas ei suuda leida, et need 7/8 pikkuses ja siis nagu paned lihtsalt need võrksukad alla, et alt nagu paistab. Et selleks ma võib-olla saan neid kasutada, aga mina ei tea. Saa inimenest normaalselt poes lugeda, mis paki peal kirjas on. Täiesti uskumatu. Nüüd ma olen nendega. Ma ei tea. Siis üks asi, mille ostmist ma kahetsen, on see Neigi Kinniti. Et see firma ma hullult nägin igal pool haibitakse tirtirra, ja neil on see ka see üks hea jumestuskrem, või väidetavalt hea, ma ei ole proovinud, ja ma nii tahtsin proovida seda Neigi Kinnitit ja lihtsalt ei ole hea. Siin peaks olema kõik selline ühtlustav ja kaua kestev ja mul ei teinud see mitte midagi. Lisaks on see, et siin tegelikult on veel sees, aga viimane põhi, praegu nüüd tuli normaalselt, aga muidu ta hakkas lõpus täiesti nagu pritsima neid veejugasid mulle näkku ja üleüldiselt nagu, ma ei tea, kahetsen. Nii, siis mul kahjuks kahetsen seda, et mul poeg käis ja ema ja vennatütar käisid, ma mäleta, kus nad reisil käisid, aga käisid Sephoras ja ma olen hullult kaua tahtnud seda põsepuna. Seda Rare Beauty oma, konkreetselt see toon Happy. Ma olen, ma arvan üle aasta või 2 isegi, ma olen mõelnud, et ma tahaks seda. See on nagu selline välja. Ta on nagu kerge läikega ja selline roosa ja ma mõtlesin, et ta on nagu suveks hästi hea. Aga mina ei tea. Ma ei saa aru, ta jääb nagu selline hästi, sest ei ole üldse aru saada, aga ta jääb siuke nagu
nähtav kiht või kuidagi, no ühesõnaga ilmselt see toon ei sobi mulle ja ma ei tea, aga mul on nii kahju, sest et ma nagu nii kaua unistasin sellest põsepunast, sest ma ei ole tegelikult ju põsepunasid kasutanud, no võib-olla viimane aasta-paar, et üldiselt ma nagu, kuna mul on endal punetav nahk, siis ma kunagi nagu mind ei tõmmanud nende poole. Aga nüüd ma olen nagu natuke aru saanud, kuidas neid kasutada nii, et nad nagu juurde annaksid. Ja selles mõttes jah, ma lootsin nii palju sellest. Tal ei ole nagu midagi viga, on ju. Ei tea, võib-olla ongi puhtalt selle tooni teema. Aga ma ei kahjuks jah, ma olen proovinud seda mitu korda ja ilmselt proovin veel sellepärast, et ma ei suuda nagu loobuda sellest mõttest, et ma tahan ikkagi teda kasutada. Vaata kui ilus. Aga kahjuks jah, ta on ka suht kallis, et ma arvangi, et ma oleks Essence'ilt saanud midagi paremat 6 euroga. Ma isegi ei tea, palju ta maksis, aga no mitukümmend eurot. Siis teine asi, mida ma kahetsen, või see on teine, aga ma ei tea mitmes, on see, ma käisin seal realiseerimiskeskuses ja ostsin sealt erinevaid neid puhastusvahendeid. Ja tegelikult mul on oma see üks lemmikpuhastusvahend, võib-olla ma räägin mingis videos, kui teid huvitab nagu asjadest, mida ma soovitan nagu väga. Mida ma olen palju kasutanud või palju kordi ostnud või mida nagu selles mõttes ma julgen soovitada. Aga ma enam ei julge ostagi teisi puhastusvahendeid teiste firmade omasid, mingi suvalisi proovida, sest ma ostsin nagu sellise, see on nagu konkreetselt peaks olema külmkapi puhastusvahend. Esiteks, ta on, vaata millest ta läinud on. Jumala imelik nagu. Ja teiseks, see pihusti läks katki. See lihtsalt, ja mind tahab tegelikult jumala närvi see. Tegelikult on 3. maailma probleem. Ma võin selle panna sinna teise pihusti pudelisse ja osta selle, või kasutan selle lemmiku ära ja panen selle puhastusvahend sinna sisse ja ma saan selle ikkagi ära kasutada. Aga puhas, kui koristamine niikuinii ei ole minu jaoks mingi väga lemmik asi. Ja siis mul veel lihtsalt need pihusti pudelid lähevad katki. Siis see ajab mind räigelt närvi, sest ma niikuinii ei taha koristada. Ja nii ongi. Ja siis ma kahetsen, et ma lasen endale asju pähe määrida. Tegelikult ma hiljuti olen hakanud harjutama seda, et ei öelda, sest ma olen rääkinud vist sellest ka, et alati kui telefonis helistatakse, mulle midagi müüa üritatakse, siis ma alati ostan. Mul on vitamiine, raamatuid, kõiki asju, sest mul on nagu kahju, et inimesed nagu, mina ei tea, teevad nagu seda tööd ja helistavad peavad nagu, ja kindlasti paljud nagu on ebaviisakad ja paljud ei osta ja siis nad on kurvad ja siis kahju neist ja siis ma olen ostnud aga mul ei ole vaja neid asju ja nüüd hiljuti just mulle helistas üks naisterahvas, ta oli ikka siuke müügiinimene, et väga pikk kõne oli, mõte oli sellest, et tahtis magneesiumi mulle müüa. Aga mul on magneesium see Doppelherzi oma, mis ma kunagi, kui ma hakkasin kasutama inimese soovituse peale, siis ma katsetasin hästi paljusid ja see nagu töötab mega hästi. Ja ma kuuridena võtan aega, et mitte nagu pidevalt. Aga lihtsalt, et see müüja nagu ta katsetas kõiki asju, aga ikka mingi aja pärast tuleb midagi muud proovida, et äkki ikkagi see üks ja sama ei toimi kohast, et mul nagu toimib, ma ei taha mingit uut. Ja ma ütlesin ei talle. Ja ma olen nii uhke enda üle, aga mille üle ma olen uhke on see, et ma ei suutnud ei öelda, kui mulle poes see pähe määriti. See oli Douglases. Douglas on väga nagu professionaalsed müüjad, nad nagu räägivad kõikidest asjadest alati niimoodi, et jaa, see on, tead usud on ju. Ja nüüd ma olen aru saanud, et ma pean nõu kuulda võtma nendelt müüjatelt, kes on minu vanused. Aga minu arust see sama kord ma ostsin ka ühe primeri, mille ma juba andsin ära vist kellelegi. Sest see absoluutselt ei sobinud mulle, see ei olnud absoluutselt. Ma tahtsin punast neutraliseerivat mingit asja ja tegelikult ma tulin siit ära mingi primeriga, mis ei olnud absoluutselt see. Ma lugesin pealt, polnud isegi, ma ei teagi, kuidas ta nagu ma ütlesin talle poes, mis ma tahan ja siis ta nagu soovitas ja siis, ma ei tea, see polnud üldse. Aga selle kreemi ostmist ma kahetsen nagu sellepärast, see on mingisugune, ütleme niimoodi, et
kui Rando seda nägi, siis ta ütles, et no see näeb kallis välja, see näeb välja nagu see maksaks 20 €. Ma ei julgenud isegi öelda, palju see tegelikult maksis, ma praegu ei mäleta ka. Aga ma panen siia kõrvale, kui ma leian, aga mõte oli selles, et see oli mingi soodukaga ja ta hullult kiitis seda, aga see oli see hetk, kui mul oli, kui ta, kes mäletab, noh, mul oli näonahk täiesti tuksis enne seda, kui päike välja tuli siin viimased need külmad ilmad ja täiesti nagu sügeles ja koorus ja ma olin nagu kõigeks valmis. Ja ma läksin ja ma otsisin tegelikult seda hästi head ordinary kreemi, mis mul oli hästi paks, aga seda ei olnud neil ja siis ta ütles, et jah, et soovitas nagu selle asemel seda. Ja see on nagu vananemisvastane kreem. Ja ta on, ma usun, et ta on väga nagu normaalne kreem ja ma ei tea, kui palju ta vananemisvastasuse vastu aitab, sest ma ei ole ta väga palju kasutanud. Aga see hetk, et mul oli näonahk täiesti tuksis ja mul oli vaja nagu midagi megalt nagu niisutavat, mis mind päästaks, siis see ei olnud absoluutselt see. See on tavaline näokreem praegu. Väga normaalne kasutada. Lihtsalt, et ma ei oleks elu sees nii kallist kreemi ostnud. Ja nüüd mul on see. Ja nüüd ma pean selle ära kasutama. Lõpuks tegelikult siis, kui sügisel läksin, või sügisel, siin kevadel, siis kui ma tulin koju, kasutasin seda mõned pead, sain aru, et see ei aita absoluutselt nii kuiva naha vastu, nagu mul oli, sest ma poest ta ütles ka, et ta nägi, kuidas mul nagu nahk, nagu kihid tulid, enne. Ja läksin tegelikult ostsin apteegist ühe kreemi lõpuks ja oleks pidanud sellest alustama, sest et ma ei tea. Kosmeetikatoodete ja nahahooldustoodete hinnad, osad on lihtsalt nii jubedad ja nii palju asju saab soodsamalt. Täpselt sama häid. Ja mina ei ole nagu selline inimene, kes nagu mingeid silte ja logosid ja asju vaataks ja mingi firma nimesid, et ma kahetsen jah selle ostmist. Ja viimane asi, mille ostmist ma kahetsen, see, mul on see, mingi asi meeldib, hoog pealt kohe, teeme ära, nüüd ma olen see inimene, kes teeb neid asju. Ja mul oli niimoodi matšaga mingi hetk, ma ei tea, ma arvan, et sellest on nüüd võib-olla juba aasta möödas. Igal juhul ma ostsin ta kõik matša tegemise asjad. Kõik. Ja see on see pahusti on ju. Kaussi ostsin ka, aga kaussi ma kasutan selles mõttes praegu selleks, et oma neid kuivati palle sees hoida pesumasina juures. aga jah, ma ostsin selle pulbri ja ma oleks selle siirupi ostnud, aga ma ei raatsinud ja jäin otsima mingit muud, mis oleks soodsam ja mida iganes, aga ühesõnaga terve matša tegemise komplekti endale kõik asjad. Ja ma ei tea, kas ma seda ühte väikest pakki pulbrit isegi ära tegin, sest ma sain aru, et tegelikult ta ei maitse mulle nii palju, kui ma alguses arvasin, et mulle maitseb. Ja teiseks, asi on võib-olla selles ka, et ma ei suutnud lihtsalt teha nii head nagu see, mis mul tehti. Ja see oli nagu mega ja ma ei tea, kuidagi nagu, ma ei tea, seda tunnet ma ei ole ühegi matšaga pärast tundnud ja ma olen mõelnud, et mulle vist ikkagi ei meeldi see matša nii väga. Nii et kogu see matša varustus on kas jumala kallis, on ja, sest et see on nii nagu popp. Nii et jah, kahetsen täiega. Aga see, ma tahtsin veel öelda, et viimase video kommentaarides väga paljud tulid nagu oma kogemusi rääkima ja nende ärevusvoogude kohta ja need asjad. Ja mul oli nii hea meel. Selles mõttes, et ma ütlen, mul ei tee rõõmsamaks tuju see, kui kellelgi on meele halvasti, aga see nagu tunne, et sa ei ole üksi ja teistel on ka nii ja igasugused soovitused mulle, mis anti, et ma väga tegi südame soojaks, et see vastukaja oli selline ja et nii paljud inimesed rääkisid kaasa ja andsid nõu ja lohutasid, et selles mõttes aitäh nende kommentaaride eest. Aga täna mulle rohkem mitte midagi öelda, et ma loodan, et nüüd ma lähengi monteerimist videot, sest ma täna õhtuks tahan selle teile üles saada, sest ma tahaks ikkagi üks kord nädalas saada video. Ja ma loodan, et teil on mõnus pühapäeva õhtu ja tuleb mõnus nädal ilmpidi ilusaks minema ja saab äkki rannas hakata käima ja varsti sükst asju tegemas, et jah, aitäh, et sa vaatasid ja näeme jälle varsti.
tšau.